Tere hommikust või võiks öelda juba peaaegu et päevast, kell on 11 ja täna on 3. juuni. Risto Reng Farming Kanal Saaremaa loomaaed ja siis 3. juuni on Saaremaa loomaaia sünnipäev. Ma ütlen täiesti ausalt, täna on loomaaia sünnipäev väga hästi, et ma ära ei unustanud seda, aga mingit pidu peab tegema tõenäoliselt. Algab 3. suvi ehk siis loomaaed tegelikult saab täna või sai täna siis 2-aastaseks tegelikult alles. Et ongi, 3. aasta hakkab, aga 2-aastaseks sai Saaremaa loomaaed. Mis tundub ulmeline, et on tegelikult ainult 2 aastat. Tundub jabur. Tundub täiesti jabur, sest see aeg tundub olnud hästi pikk, hästi töökas, hästi palju asju. Nagu ma ei kujuta ette, nagu seda ei mahutaks mitte kuskile sisse, et kui palju on juhtunud, kui palju me oleme pidanud tegema, palju me tahame teha ja kui palju on muud asjaajamist ja nagu see on lihtsalt nagu hoomamatu, kui hakata mõtlema selle peale, et see on olnud kõik ainult 2 aastat. Nii, lähme siis kõigepealt vaatame üle, mis mina teen, millega ma tegelen, milliseks loomaaed on praeguseks kujunenud, sest ma ei ole väga pikalt videosid teinud. Keegi kirjutas mulle ka, et sinna, et selle kanali tõenäoliselt võib pidada lõppenuks. Ja siis ma kirjutasin, et see on selline kahetsusega asi, et tõenäoliselt nii ja naa. Et mitte sellepärast, et ma ei tahaks neid videosid teha. See nagu küsimus, miks need videod ära jäävad, on ikka hoopis suurem, sest esiteks meil on, ma pean kogu mõtlema, ma tean, et see kõlab hästi julmalt, aga ma pean kogu mõtlema nagu selle kasvuteguri peale. Et esiteks mind on ainult 1, mul on 7 päeva nädalas ainult 24 tundi päevas. Seega, kui ma teen videosid, siis see võtab minult, kui ma näitan lihtsalt ülevaadet kogu aeg, 1 päev nädalast. Kui on 2 videot teha, kui tahaks 2 videot teha ja kui ma tahan veel tööd teha, filmida, mida ma teen, siis see võtab nagu meeletult palju aega. Räägime sellest, et me paneme kokku panen selle video pärast, aga see filmimine ka, kui ma lähen oma raudlatiga praegu siit, ma viin kaamera ette, ma tulen raudlatiga, käin poole peale, panen lati maha, võtan kaamera, viin uuesti edasi, tulen uuesti tagasi, võtan oma raudlati, lähen edasi ja niimoodi käib iga liigutus vähemalt 4 korda, ainult sellepärast, et ma filmin ise seda. Kui oleks võimalus, et keegi teine filmib, keegi teine paneb videot kokku, ma poolest võiks tulla üks video päevas, vahet ei ole, mitte mingit probleem pole sellepärast, aga kuna ma pean ohverdama nii palju enda aega ja nii palju aeglasemalt asjad nagu toimuvad ja kui meil on tähtajad peal ja kui meil on nii palju teha ja nii palju hallata, siis see lihtsalt on praktiliselt võimatu ise toota neid videosid. Juhul kui meie vaatajaskond oleks mingi, et meil oleks kanalil 10 000 tellijat, hakkaks tekkima sealt mingisugune rahaline sissetulek, siis tal oleks mingi point, et siis ta nagu arendab seda loomaaeda justkui. Praegu seisuga see puhtalt oli ja on siiamaani puhtalt minu enda huvi, et ma tahan näidata, et see natuke motiveerib mind tegema, kui ma filmin ja lihtsalt on nagu tore asi, et mulle meeldib teha neid videosid, aga lihtsalt see, et ta ei ole ma mitte kuidagi praktiline lihtsalt enam. Hästi kahju, ma loodan, et see aeg tuleb tagasi, sest sel suvel on veel niisugune täiesti mega rapsimine, rahmimine, sest on mingid asjad, mis tuleb valmis saada, et kui enam ei ole niisugust tempot peal, et me ehitame nagu pool loomaaeda aastas juurde või niisugust asja tegema, siis võib-olla, ma ei ütle kindlalt, aga siis on võib-olla tegib uuesti see moment, et ma saan hakata uuesti videosid tegema. Aga praegu ta on niisugune hästi piiri peal, hästi raske. Aga kuna täna on sünnipäev, siis ma mõtlesin, et fine, ma teen ühe video natuke seleta sellest, miks need videod ära jäävad, sest tõesti see võtab palju aega. Mina sellest mingit tulu ei saa ilmselgelt, ja see on, mul lihtsalt ei ole seda aega praegu. Andke päriselt andeks. Aga mul siin parklas ma hakkasin näitama, mis ma vahepeal teinud olen. Siin parklas on raudlatid 50x100, need on 10-meetrised, 6-meetrised, seal on jäägid 2-meetrised, siin on 50x50, ka 6-meetrised ja mingi suurema portsu ma olen siit juba ära vedanud sellepärast, et ma keevitan praegu ühte puuri ja see tuleb võimas suur. Lähme vaatame, kus see on. Nii kaua, kui me läheme sinna puuri poole, siis ma räägin, et üldiselt meil läheb hästi. Kui nagu arvest seda, et kui väsinud me Mirgega olema, mõlemad on nagu selles mõttes ikkagi ennast tõmmanud täiesti ribadeks ja et keha hakkab andma tunda, et tuleks puhata, aga veel ei saa. Aga, kuna on sünnipäev, siis ma saan rääkida natukene üllatest kingitustest ka.
meil on selline tegelane hoovi peal, mis on, ma arvan, et üks kõige suuremaid kingitusi üldse, mis on juhtunud Saaremaa loomaaiaga. Meil on Avant ja tõstehargi kühvel, kõik asjad kabiiniga, Avant 640. No, see ei ole nüüd meie oma, see on tema masin, ta on praegu seisuga aastaks meil siin kasutada igapäevaselt nii palju, kui süda lustib. Ja see on üks asi, mis nagu on siiamaani minu jaoks uskumatu, aga see, kui palju suudab ära teha masinaga, siiamaani on olnud käsikäru ja labidas on ja nüüd on järsku masin, millega vedada killustikku, kruusa, kõik asju. Hämmastav, super tänud inimestele, kes meile provaidisid selle, aga see on siuke kiidulaul, mida nagu ei suudakski ära rääkida tõenäoliselt, aga ühesõnaga siin kohas ma olen siis praegu seisuga selle puuri keevitamise järjega, on ju, see tuleb, ma kunagi näitasin seda, maja on seal taga, on ju, maja on seal taga, vundament on täis, vundament maa sees ka põhimõtteliselt 20 senti kõrge, läheb maasse ka, siia läks vist 15–20 tonni läks betooni, selle vundament siis see raudbetoon korralik ja raud peale, raudkarkassis, ehk siis niipidi on puur 20 meetrit, siit tuleb 10 meetrit, siin tunduvad, et latid suhteliselt peened, sest see lihtsalt on nii mastaapselt suur, aga tegelikult see on päris korralik suur raud. Praegu seisuga koostan siis seda raami ja panen punktin kinni korralikult. Eks see on niisugune rauatöö. Kõige raskem on praegu seisuga see, et 10 meetrit latid see peale saada, aga selleks ongi mul nüüd Avant abiks. Avandiga ma suudan põhimõtteliselt, ta suudab tõsta nii kõrgel ära, kui säär on. Ehk siis tegelikult see on kokku 3 meetrit ja tuleb umbes see kõrgus siit. Siia peale tulevad veel võlvid kõik, aga 3 meetrit on praegu kõrgust ja Avant suudab siia peal tõsta. Eile õhtul ma lõpetasin kell 8:30 ja ma jõudsin siia maani, et ta läheb nagu järjest kokku. Ma kindlasti tõmban ta siia betooni kinni ka kiilankrutega, kuigi vist ei oleks vaja, aga ma ikkagi panen. Ehk siis ma järjest nagu lähen, praegu punktin, pärast hakkan siis keevitama ja ta tuleb siis kõik need suured kivid, kõik need puud, asjad jäävad sisse, see on üliäge, siia peale tuleb korralik paks võrk, 5 millist raadist ja siin maja vahele jääb sükene ruum, kust ma ütleks, et ma mahun läbi, aga tegelikult see tuleb tunnel, nii et loom saab välja tulla ja siis ta siin soimetab ja siis saab siia vahe uksega teha, et saab kinni panna, et olgu ta siis nagu õues või sees, siis saab koristada ja maja on siis siinpool, maja on 20 ruutu suur. Sellist puuri keevitan nüüd siis praegu seisuga 3 päeva on mul läinud selle metalliosaga aega, mitte täispäeva, ütleme nüüd 2 täispäeva on läinud aega selle metalliosaga, praegu seisuga läheb kõvasti veel. Betooni saime tehtud ka 2 päevaga, et praegu seisuga ikkagi läheb kõik selle tavalise segumasinaga veel, et me ei ole nagu jõudnud selleni, et meil mingi suuremad masinad oleks, aga see tuleb võimas. See tuleb kõige suuremaid puure tõenäoliselt, mis siin nagu, ma mõtlen kinniseid puure, kuna see tuleb, ma ütlen kohe, 3 peaaegu, et vist 6 meetrit kõrge koos nende võlvidega, ja see tuleb üleni kinni ehitatud, nii et see mõttes, kui see on valmis, siis see on üliäge. Loomaaias sees, ma ei teagi, ka siin alal, siin tagapool, kus Kalle on, et siin ei olegi väga palju toimunud peale selle, et on lihtsalt korrastamist. Kalle tahab pai, muidugi. Et just käisin neile rohtu niitmas. Siin ei olegi nagu teab, mis palju juhtunud. Võib-olla mingisugust korrastamist on toimunud, aga skunkide maja on saanud valmis. Et see on, aken on ees, uksed on ees. See on tegelikult sama suur kui Austraalia lindude maja, seal, kus puurid on ümber. Skunkide aedik, me vaatame materjal lihtsalt selle järgi nagu selle taga, sest skunkidele tuleb ehitada niimoodi, et tuleb panna uuesti võrkkate, uuesti pinnas peale ja siis alles aed on ju, et nad tahavad muidu kaevata läbi ennast. Nende aiasüsteem tuleb sama nagu on surikaatidel, et tuleb selline madal aed lihtsalt, kus nad üle ronida ei saa, et siia pool tulevad skungid ja teisel pool tuleb veel kedagi, seda me ei tea veel, kes sinna tuleb, aga selles mõttes hakkab vaikselt ilmet võtma see loomaaia nagu
kuidas nüüd öelda, loomaaia mudel nagu selles mõttes, et kuhu mis tuleb, et tekib nagu selline tervikmõte. Siin olid siis kunagi need aretusaiad, see tuleb veel ainukene, mis vundament tuleb ära valada, on siin. Siia tuleb üks suuremat sorti linnupuur. Aga selleni ma pea jõudma enne augustit. Sellega mul ei ole kiiret. Et muidugi teistel loomadel läheb hästi, suurikaatidel olid vahepeal ju 3 beebit, neid ma näitasin, kui väiksed olid, nüüd nad on juba suuremad, ma arvan, et augustis tulevad 1 beebid veel ajaliselt, võiks klappida. Ma panin siia suurema kännu sisse, ehk siis on see üks pajutükk, et nad saavad nüüd ronida siia ja siis kui ta istub seal peal ja valvab, siis ta on kõrgemal kui see äär, mis siin on, ehk siis ta vaatab nagu üle siit, see on päris äge vaadata, kuidas nad toimetavad siin ja piiluvad. Muidugi naised panevad lilli igale poole, mis on ka väga ilus ja nunnu, et sellega lillidega mina ei jõua tegeleda ja tõenäoliselt ei taha ka praeguse seisuga. Nii, okei, skunkide maja. Üks uus asi on veel siis see, et ma ei tea, kaugele me jõudsime kunagi, kui ma näitasin, et ma hakkasin tegema kängurudele uut maja ja aeda, siis kängurud praegu seisuga, känguru on Nandud, Toomas haudub seal taga, tal on 13 muna all, iga päev tuleb mune juurde, me korjame üle munad ära, et ei tuleks rohkem tibusid, et 13 muna on tal piisavalt. Känguru aed on siis siin, känguru on kuskil, kuna siin on rohi veel päris pikk, ta on seal rohu sees ja känguru maja on siin. Majad on veel immutamata, sellega on nagu aega küll ja veel. Ongi hea, kui nad ilusti ära kuivad, siis immutame ära. Känguru maja on siin, tegelikult känguru maja on natukene isegi suurem kui eelmine känguru maja ja selle nagu mõte on nüüd siis selline, et edaspidi tulevad kõik majad, aiad niimoodi, et neid saab avada ainult loomaaia väljast poolt. Meil on turvaaed, mis on veel selle ümber, aga inimesed käivad seespool, me saame väljaspoolt teha uksed lahti, aknaid mitte ja väravad tulevad ka kõik väljapoole. Niimoodi, et enam sealt poolt, kust inimesed liiguvad, seal pool ei ole väravaid, nagu oli vanasti, puidus väravad on ja tegime, et seest poolt toimetame. Inimesed kisuvad neid lahti, ei oska neid käituda selles mõttes, keelumärgid ei tööta, siis me kruvime neid kinni kogu aeg. Ühesõnaga, kui nüüd hakkame kõik asju välja vahetama vaikselt, siis tulevad ikkagi metallaiad, kui vähegi on võimalus, metallaiad, korralikult valatud maa sisse, et ta liigub talvel ühtlase massina, et värav ei liiguks paigast ära, korralikud väravad ukselingiga lukustatavad. Vot see on see väga tähtis. Ja muidugi raudpostid, et ta tuleb nagu püsivam ja jäävam, et ta ei mädane enam ära niimoodi ja me saame teha nagu korralikult ja siis toimetamine käib ainult siis väljaspoolt looma ja ringi ja see on nagu see uus eesmärk, kuhu me oleme jõudnud, et lõpuks käib toimetamine mitte sealt kohas, kus inimesed on, vaid väljast poolt. Et see on nagu väga, väga suur sügene mõttelaadi muutus, sest me ikkagi oleme kasvanud nii suureks selle 2 aastaga, et nüüd me peame tegema niimoodi, et inimesed ei saa kuidagi ligi enam väravatele ega ustele ja et need peab saama lukku panna. Nii, muidugi see turvaaed, mis on ümber loomaia nüüd, et see turvaaed läheb siit metsa, ümber metsa ja siis ta läheb sealt kaugelt ümber loomaia ja siis sinna peaväravasse välja, et meil on nüüd see turvaaed olemas, samamoodi kõik postid on valatud, paneelaed ja on metallpostid, see oli see sama tähtis asi, et need peaksid vastu, et ma ei peaks seda uuesti tegema hakkama kunagi, et turvaaed on jääv ja püsiv. Et nüüd ma olengi siin tagapool, kus Tiiu ja Toomas olid siis kahekesi eelmise aasta 2 beebit. Selle tänased munad tuleb veel ära korjata. Toomas tõus püsti, praegu näitab oma mune meile. 13 muna on tema omad, mida ta võib haududa ja iga päev tuleb uusi mune 2 tükki ja 2 muna, mis on kollasemad, on praegu näha, need on siis uued. Et kui ta on isa Nandu all juba haudutud natuke aega, siis ta läheb kollane toon läheb ära, et siis me saame täpselt ilusti aru, et millised on juurde munetud munad. Kuna meil on nüüd avant ja siis meil on see variant, et me saame nüüd hakata neid teid ehitama. Kindlasti selleks sügiseks tuleb ehitada teed valmis ümber loomaia, et talituspoolt lihtsustada ja talituspoole lihtsustamise pärast tegin ma ka siia tahapoole tee äärde täiesti söödamaja, uus söödamaja, samamoodi immutamata, tunduvalt suurem kui eelmine, ikka kordades suurem. See ei ole otseselt veel kasutuses,
et ma ei tea, kas siin on pime või mitte kaamera jaoks. Ühesõnaga, siia tuleb siis niimoodi, et on söödad, on kõik tünnides, peal on kirjas, mis looma sööt on, kui palju seda andma peab mingile loomale, igaks juhuks teeb täiesti lollikindlaks. Siia paneme riiulid, kopsikud, asjad, millega tõsta. Siinpool on suurem riiul, söödad, erinevad söödad, euroalustega siia peale ka, et kui tünn hakkab tühjaks saama, siis siit läheb otse tünni uus ja kui hakkab otsaama, riiulide pealt saab kohe juurde tellida, et niisugune söödaruumi mõte ja kuidas see nagu lihtsustada seda, et näiteks kui tuleb ka mingisugune haigus kellegile, et siis saab tulla ka inimene, kes väga ei tea, aga see on kõik peal kirjas, saab toidu ette anda, kui on väga vaja hädasti. Ja et selles mõttes teeme hästi lollikindlaks selle ja kiireks ja kompaktseks. Võtad siit söödad, siit lähevad ATV peale, siit sõidad ümber ringid, annad söödad ette, heinaküün väike on seal, on ju. Ja teedega ma olen siis jõudnud praeguse seisuga siiamaani. Et siiamaani saab sõita juba masinaga ilusti, niimoodi ei lähe sopaseks ja see tuleb siis sealt täiesti peateelt ilusti, peateelt siiamaani välja juba, et natuke ma olen vedanud juba, et siin on jämegi ilusti all ja siis peen läheb peale, et oleks lihtsalt mugavam sõita. Et see on siis seda poolt nagu siis tavainimene nagu ei näe, kes on külastaja, et see on kõik see töö, mis tuleb selleks, et meil endal oleks parem ja lihtsam. Ja muidugi see ei ole ka veel kõik, sellepärast, et ma tahan saada sel suvel leemurid oma enda isikliku majja, praegu nad on Austraalia lindude majas, oma eraldi majja, oma eraldi aedikuga. See on puur, me teeme ka puuri pealt kinni ikkagi igaks juhuks. Kuigi teistes loomades peetakse leemurid ka niimoodi madalates aedikutes lihtsalt ja on elekter sees, aga me ei julge seda teha. Paneme kinni kindlasti. Ja see tuleb siis siia, kus on suurpuur avant ja siia tuleb siis leemurite suur puuraidik ja leemurite maja tuleb siia. Ehk siis see on samamoodi 20 ruutu, väga suur võrreldes selle, kus nad praegu on. Et praegu nad on seal Austraalia lindude majas, see tuleb kõik korralikult ära soojustada, ehk siis väga palju projekte on nagu korraga ja see ongi sellepärast, et ühed materjalid on ootel, teised materjalid tulevad ja siis me saame nagu järjest teha ja kuna meil on siiski praegu seisuga ka iga päev üks loomatalitaja tööl, et siis me saame niimoodi teha, et ma saan ehitada rohkem, et tulebki nagu see umbes ära kasutada see aeg, kus on nagu see maks ehitusaeg, sest juulis ma arvan, et ma ei saa väga ehitada, kui aus olla, siis on nii palju inimesi, et siis on nagu lihtsalt väga keeruline või ohtlik või tuleb võtta mingi õhtune vahetus või vara hommikune. Praegu siis keevitan, siis täna lähen tooma juba leemurimaja laudist ära, sest see sai valmis, niimoodi kogu aeg jupi kaupa. Õnneks meil on Aivo veel, kes siin ehitab, teeb uksjakneid ja siis meil on Meelis, keda praegu väga palju pole näha, sest tema on bussijuht ja praegu on hästi palju bussireise, mida me näeme ka loomaaias, et meil käib ikkagi peaaegu 5 bussi päevas praegu, siis ka suured bussid, mida eelmine aasta ei olnud. Nii, ja siis on see taluloomade osa, mis on siinpool te olete tõenäoliselt näinud, aga suvi on käes. Põhimõtteliselt suvi on käes ja on ilusam lihtsalt. Ehk siis see sama killustiku tee, kus ATV-ga sõita, see peab jõudma siiamaani välja. Siit ka samamoodi, see tuleb sealt poolt ümber looma ja täiesti siiamaani välja. Ja tõenäoliselt see sama killustiku tee lõpeb siis seal suurte lammaste maja ees. Et saab nagu aastaringselt normaalselt sõita nii, et ei lähe mudaseks. Ja muidugi aastaringselt on siis külastajal ka puhtama jalaga parem käia, et ei ole sopane. Et kuna meil on ikkagi näha seda, et meil on aastaringselt külastajaid sügisel talvel ka, siis kui lõpuks on võimalus, siis oleks hea, kui kõik teed oleks sillutatud ja oleks hea kõndida ja käia. Aga olgem ausad, meil algab alles 3. aasta. Meil algab alles 3. aasta ja me oleme tegelikult saime 2-aastaseks, see tähendab seda, et me oleme jõudnud ikka sitaks, ma ütlen ausalt. Nii ei tohi öelda, ma saan aru, aga ikka oleme. See on hämmastav. Lihtsalt nüüd on ainult paremaks, kui vähegi jõud on. Nii, ja siis see taluloomade osast on ju see, kui see tee siit tuleb, siis üks tee läheb ka siit inimeste jaoks siit vahel läbi siis. Et see oleks nagu kõige ideaalsem, et siit vahelt siis saab ka tulla praegu. See ei ole kõige mugavam kõndida, nad käivad küll päris palju siit läbi, aga see ei ole veel valmistatud ette selleks, et inimesed peab läbi tulema, sest siis see suur puur on siin. Ainukesed asjad, mis ma suurest puurist pean tõus maha, need suured puud mitte täiesti maha, vaid poole pealt kuskilt nagu, et ma ei taha neid lasta läbi kasvada enne, et ma ühitan pealt kinni ja siis mingid oksad võivad läbi tulla, et praegu seisuga ikkagi ma arvan, et ma võtan ta poole pealt natukene maha.
et see sisse ronimispuud jäävad ikka need samad elus, aga see tuleb võimas puur. See tuleb võimas. Sellest nädala algusest on ka kohvik Part igapäevaselt avatud juba. Et muidugi, suve algus on alati selline aeglane, aga praegu mõtlen, sel aastal on juba tunduvalt rohkem kui eelmine aasta tegelikult käijaid ja tööd. Kapipaara magab seal üle tiigi, et läheb ilusaks ja nunnuks. Et umbes ülevaade. Kaisa teeb tööd siin. Kaisa on meil rõõmus. Suvel saate tulla vaatama Kaisat siia. Ja siis, Saaremaa looma, et siit ta lõpeb. Üldiselt ma kindlalt unustasin ära midagi. Et ma ei saa väita, et ma näitasin kõiki asju. Sellepärast, et neid asju ongi hästi palju. Meil on lihtsalt täiesti huviks väike müügijutt ka või turundussid, et järel tulevad põlve on meil näiteks lammaste näol hästi palju ja tegelikult on Cameroni lambaid on ka päris hea port selle aasta sündis, et kui kellelgi on lihtsalt huvi, siis lambaid on meil üle. Kuigi üle pole kunagi kedagi. Aga selles mõttes, et sükene. Ja muidugi savikoda siin taga, savi ma ei ole jõudnud teha. Kunagi, kui ma olen vana hall, küll ma siis teen. Et selles mõttes savist ma ei loobu nii või naa. Ja muidugi meene pood ja piletikassa on ikka siin. Et selles mõttes on äge. Selle ala peale siia me panime selles mõttes parkimise keelu, et kui on vihmaline, siis siin saab parkida, aga panime parkimise keelu sellepärast, et siin hakkavad loodusmajas ju lastelaagrid nüüd. Ja kui on lastelaagrid ja üritused, siis kui siin sõidab hästi palju autosid ees, siis see on lihtsalt ohtlik ja siin ei pea parkima, meil on suur parkla seal olemas täiesti. Et loodusmaja ka toimib täies hoos. Praegu seisuga seal sees on üks kunstinäitus, eile olid töödvaad ja siis nüüd hakkab lastelaagrite aeg pihta. Et loodusmaja täidab oma eesmärki väga hästi ja päris palju on olnud sünnipäevased sükseid asju ka seal. Et õnneks meil on nüüd sükene hoone ja ruum olemas, mis võttis väga palju energiat eelmine aasta. Energiat, vaeva ja närvirakke. Aga siin ta on. Ühesõnaga, looma sünnipäev täna. Palju õnne meile kõigile. Ma ei tea, ma kuulan teie mõtteid ka selle videode asjus, kas teha edasi, mitte teha edasi ja kuidas see teha nagu niimoodi, et sellel oleks mingi väärtus minu jaoks ka, mitte ainult see, et see on ajakulu. Et kunagi ongi, enam pole nii kiire, saab teha väga armas, aga praegu on lihtsalt siuke tamp peale, et see võtab mega aja. Ma mõtlesin, et ajada nagu vaatajaskond suuremaks, ma korra mõtlesin, et võiks teha inglise keeles, prooviks lihtsalt mingid videod, et tõenäoliselt tulen toime selle inglise keelese poole ka. Et kindlasti algus on puisem kui eestikeelne, aga mis siis seal ikka, et võib-olla saaks vaatajaskonda lihtsalt kõvasti rohkem juurde. Seepärast, et Eesti ongi väike ja Eesti ei ole YouTube'i rahvas, aga mine sa tea. Võt, süksed lood, teege tublid. Nagu ikka, share, like, jagage, äkki tuleb vaatajaid juurde, teeme edasi, ja elu näitab. Näeme järgmine video, kui näeme ja muidugi tšau!